Siin köögilaua taga on aga peategelaseks lisaks siis Pillele ka rabarber. Tere hommikust, Pille! Tere hommikust, Katri! Päriselt eestimaised varred juba, eks? Eestimaised, jah. Ilusad näevad välja ka sellised rammusad. Ja kui sa tegid selle sisselõike, siis tuli seda rabarberi happu mahlalõhna nagu kohe tuba täis mõnusasti. Kas on päriselt juba võib peenrast rabarberit võtta või natukene on vara ikkagi need inimesed, kes praegu Eestimaal rabarberit saavad korjata, on sellega natuke varem hakanud tegelema ja kile peale tõmbanud või midagi sellist? Ilmselt on kile peal või lausa kasvuhoones, et need ei ole koduaia rabarberid, aga need on eestimaised rabarberid. Eero tahtsi rabarberi kiselli. No see on kõige lihtsam variant. Ma ei tea enam, kas väga tehaksegi rabarberi kiselli. On juba paremad ja huvitavamad mõtted inimestel. Meie teeme kohupiimaga rabarberi kisell on väga mõnus. Et kui rabarberi hooaeg algab, siis kõigepealt on muffinid. Nii, mis meil siin on muuseas? Seal on Naminami kuulsad rabarberi muffinid. Ma ei saanud veel maitsta, sellepärast siis ma oleksin selle korrapära lihtsalt ära rikkunud, aga siis, kui me enam ei pea seda ilu siin näitama, siis ma saan siit otsast hakata ampsutama. Ma tegin nad väikese, ma tegin 2-kordse portsjoni ja 3 plaaditäit. Et tulid siis pisikesel, lastel on parem süüa. Aga kui sa vaatad nagu Naminamis rabarberi retseptide edetabelit, siis ikkagi koogid ja muffinid ja keeksid on need, mida rahvas otsid. Kissell on ka popp siiski, et rahvas tahab meelde tuletada, et mitu lusikatäit seda tärklis sinna läheb. Et hästi täpselt, et saaks hea tulemus. Et saaks, kui vedelat või paksu kissellise tahad. Aga tegelikult saab rabarberist teha ka väga mõnusaid soolaseid roogi. Et mul on üks hitroog, mul on siuke pärsiapärane rabarberi lambaliha autis viparmündiga, aga seda ei saanud teha, seda oleme televisioonis juba teinud. Aga selle rabarberi puhul ongi just see, et ta maitsena annab seda hapusust, kui teda toitudele lisada, siis tuleks selle peale mõelda, et see on see hapukomponent selles asjas. Ja ta annab siukest hapusust ja natuke puuviljasust, kuigi ta klassifitseerub köögiviljana. On kööke, kus lisatakse lihale päris palju, kas siis aprikoose või rabarberit, mingit puuvilja. Eestis ei ole see väga levinud. Millega ta kokku sobib hästi? Soovitatakse rabarberit kindlasti süüa piimatoodetega. Selle oblik happe pärast? Jah, kuigi kõik teaduslikud uuringud ei ole nagu ühel üksmeelel, et see tegelikult balansseerib, aga Eestis on harjumuspärane siis kas kohupiimaga, vahukoorega, võib-olla isegi võib hapukoort natuke lisada, et selline piimatootega koos, kas kisselli ka sa ei söö ju, võib-olla paar klaasi jood niisama, aga tegelikult on väga mõnus näiteks kohupiima vormiga või kohupiima kreemiga. Just. Need ilusad rabarberivarred, nii nagu sa ütlesid juba, on eestimaised, näevad sellised rammusad, mõnusad välja, aga kui ma poes näen, no ma ütleks ikkagi 2/3 heledamat vart. Miks ta siis selline on? Need on ilmselt sul sisse toodud rabarberid, et näiteks Hollandis ja Suurbritannias nad armastavad hästi heleroosasid rabarberivarsi, mis on ajatud pimedas kasvuhoones. Et näiteks selle brittide armastatud Yorkshire rabarberi kohta nad lausa ütlevad, korjavad need ka ööpimeduses, et rabarberi üldse mitte valgust näidata, sest siis ta jääb süge hästi õrroosa, selline, meie mõistes ikkagi väga heleroosa, et meil ei tule eales sellist heleroosat rabarberit. Kas see kuidagi maitseomadusi ka mõjutab või ta on heledam või tumedam? Tal maitse natuke mahedam. Et tal ikkagi see maitset natuke mõjutab, kuigi sordid ka muidugi loevad. Et meil koduaias on ka üks see Yorkshire rabarber, aga sellest tuleb, kuna me ei hoia teda pimedas poti või see lämbri all, et ta ikkagi tuleb üsna tavalised tsipakene heledamad varred, aga mitte nii heledad, kui poelettidel võib näha. Nii, muffinid on siin valmis, suurepärane pakkumine. Mida sa veel täna teed, millega sa meid üllatad? Ma saan aru, ju kook ei tule, kisell ei tule, aga tuleb... No muffinid tulid, aga me teeme ühe hästi mõnusa rabarberi kurgisalati, kuhu tuleks siis kasutada ka noori varasi rabarberivarsi, mitte neid käsivara jämedusi, mis siin kuu-2 pärast on. On suured ja rammusad küll, aga tegelikult mitte enam nii head ja nii Nad ei ole enam nii maitsvad ja nad on puisemad ka, kuigi ka mõned jämedavaraga sordid on täitsa toredad, aga üldiselt tasuks eelistada sellised nooremaid. Nende puhul on ka sellised, et neid ei pea koorima, kui on oma aia rabarber. Ja siis jääb sul ilus roosa värv ka kõik alles. Et me teeme sellise värske kurgi rabarberi salati, kuhu me paneme koriandrit ja paneme natukene õli, natukene suhkrut, et seda hapusust tasakaalustada. Ja me võime peterselliga panna. Ja rohelist sibulat siin oma peenrast hommikul noppisin. No mõnus juba. Nüüd saab hommikul noppida, ilus valge on. Ja päike tõuseb juba enne kella 5. Ja see sobib ime hästi siis näiteks grillitud lihade kõrvale, grillitud kala kõrvale. Kuskile, kus sa tahad sukest värsket lisandit. Kurk ja rabarber kokku on hea. Nii, ja teiseks? Ja teiseks me teeme rabarberi majoneesi, mis sobib ime hästi nii grillkana kõrvale, taas väga hästi grillitud kala kõrvale ja mulle väga meeldib see näiteks grillitud suurte krevettidega. Nii, no majoneesi tegemine on üldse üks kunst. Mõned ütlevad, et ta ei hakka seda ise tegemagi, sellepärast ei tule välja lihtsalt. No mina teen laisa inimese majoneesi. Ma teen seda saumikseri majoneesi, paned kõik asjad sinna saumikseri kannu sisse, kõik järjest pärast näitame.
ja siis lihtsalt suristad selle üheks paksuks mõnusaks majoneesiks. Hästi rahulikult. See on alati see riskiremoment, et kas läheb majoneesiks või ei lähe. Otse-eetris kindlasti on natuke riskantsem. Ja siis me segame sellele majoneesi hulka, majoneesi hulka segame siis selle rabarberipüree. Kõigepealt sa teed selle majoneesi nii-öelda klassikalise põhja valmis ja siis paned selle rabarberi, mis sul siin kausi sees on. Siin on lihtsalt, ma lõikasin sellise 3 vartuli mul, lõikasin tükkideks, kuumutasin lusikatäie vee ja 2 lusikatäie suhkruga läbi. Nüüd sa võid selle siis ka püreeks lasta või võid jätta selliseks kergeks tükiliseks, et kui sind ei häiri kerged tükid. Ta läheb täitsa selliseks pehmeks pudiks. Ja selle segad majoneesi hulka. Ja kui sa oled eriti laisk, siis sa võid tegelikult ju võtta ka head poe majoneesi, segada selle rabarberipüree siin hulka. No see on jah juba, siis nagu ei viitsi enam üldse midagi teha. Kuule, ma küsin nende munade kohta, ka need lähevad majoneesi sisse, eks ju? Üks nendest läheb majoneesi. Üks läheb, ma ei tea, kas number 14 või number 15, ma võin ise valida. Aga miks numbrid peal on munadel? Number 15 näitab, et selle munes eilsel kuupäeval meie kana ei viita ja selle suure muna, seal on vist 14 peal. Selle munes kas juuli või maali üleeile, nende munadel ma ei tea vahet, et... No võtame juuli või maali. No võtame juuli või maali. Eks ju, selline, siis on nagu Eesti nimi ja korralik Eesti kana on selle munel. Number 14 muna läheb siis selle majoneesi sisse, jääd siia toimetama, meie läheme järgmise teemadega edasi ja pärast kella 8:30 uudiseid, siis teeme selle aktsiooni ka läbi, et suristame selle majoneesi kokku ja nagu Pille hoiatas, otse-eetris võib kõike juhtuda, kas õnnestub või ei õnnestu, katsetame siis. Äkki õnnestub. Just, oleme optimistlikud. Aina soojamaks läheb ja on ka aeg, täna on juba 16. mai ja 4. juunil toimub näiteks Roosnaalikul Rabarberi festival. Meil täna hommikul ka Rabarberist annab üht-teist väga põnevat valmistada. Vähemalt Pille on valmis saanud siin salat, kus on kurk ja rabarber sees, eks? Seal on kurk, rabarber, koriander, roheline sibul, siis midagi magusat, kas suhkrut, vahtrasiirupit või meil oli kodumaine kasesiirup. Seda on vaja kindlasti sinna juurde lisada, sest rabarber on päris happu. Ja ta ei tee seda salatit magusaks, ta natukene tasakaalustab seda rabarberi happelisust siis. Ja soolapipart. Kas sa rabarberit koorid tavaliselt või mitte? Mina ei koori, et ma eelistan kasutada selliseid nooremapoolseid rabarberivarsi. Ja kui ma teeksin näiteks Eero lemmikut rabarberikisselli ja selle rabarbi ära kooriksin, seda punast värvi ei jää sinna üldse alles. Kui just ei ole need nii-öelda maasikrabarber, mis ongi sees ka punased, aga enamus ei ole. Sest tavaliselt ongi need koored on just, annavad selle punase värvi. Et kui sul on hea nuga, terav nuga ja see rabarberivarus ei ole väga jäme, siis lõika lihtsalt tükkideks, pole midagi koorida vaja, midagi hambal tunda ei jää. Just, nii, aga nüüd on see tähtis hetk, mille eest sa oled meid kogu aeg ka hoiatanud. Sa teed küll rabarberi majoneesi, aga äkki see ei tule välja. No me oleme valmis mõlemaks variantiks. Tuleb välja, ei tule välja. Ikka väga tore, sest rabarberi majoneesi, ma arvan, väga paljud ei tea, et saab üldse teha. Et see on selline kevadine majoneesi variant. Meil on siin potti panime umbes 3 sellist, nii suurt rabarberivart, lõikasime tükkideks, panime 2 supilisõgedeid suhkrut ja natuke vett ja keetsime pehmeks. 10 minutit. Ja siis see tuleb maha jahutada, võib püreeks lasta. Ja siis, kui klassikaline majonees käib sedasi, et sa võtad muna kollas ja vispeldad sinna, maitsestad sinepiga või sidrunimahlaga, soolapipraga ja siis niristad selle õli sinna juurde pidevalt. Ja hoiad hinge kinni kogu aeg. Ja siis, käemusklitele muidugi mõjub hästi. Et me teeme sellist hästi lihtsat varianti, et meil on siin saumikseri kannus, on 1 terve muna, soolapipart. Nii kollane kui valge? Jah, kollane kui valge, soolapipart, 250 milliliitrit mahedamaitselist õli, meil on viinamarjaseemneõli, aga sobib ka selline heledam või kergem oliiviõli. Panime sinna teelusikade ja sinepit ja törsu sidrunimahla. Ja siis oluline trikk on see, et sa paned selle saumikseri, paned täpselt selle muna peale, et see muna jääb sinna alla peitu. Ahaa, nii. Nii, ja siis nüüd suristame. Et see kõik on kaetud. Hoiame nüüd hinge kinni. No, näed, hakkab ilmet võtma natukene sealt alt poolt juba. Kaua see suristamine peaks toimuma? No kohe sa panna, see võtabki sedasi. Tundub, et õnnestub. Nii. Ja tegelikult võiks 10 minutit või 10 sekundit võiks võib-olla veel suristada, aga tuleb siia ilus paks majonees. Kui lasta veel, siis tuleb paks. Ja siis segada lihtsalt selle rabarberipüree sinna hulka. Selle sa paned pärast hulka, mitte selle suristamise aeg ja siis sa enam üle ei surista. Sa segad majoneesi valmis ja siis võid korraks veel üle lasta, aga võid lihtsalt ka juurde segada. Samamoodi saab teha karulauguga majoneesi, igasuguste kevaditse asjadega. Ja see rabarber majonees oleks väga maitsev, grillitud krevettide, grillitud kala, miks mitte ka kevadise sparli kõrvale, et kevadised mõlemad asjad. Just, ja sul oli ka laisa inimese nipp, et kui ise ei viitsi ikkagi seda majoneesi päriselt teha, siis oska poest poe majonees, tee rabarber selline segu valmis
ja sega majoneesi hulka. Katrin, kuidas sina rabarbrit käänad? Rabarberi kissell näiteks, ütlen mina. Mina ütlen rabarbri kissell. Mõlemad on õiged. Jumal tänatud. Juba kartsin lolliks ja praegu, aga aitäh Pille hommikul tulemast ja 4. juunil siis Roosna-Allikul on rabarberi festival või rabarberi festival, kuidas te öelda tahate, mõlemad variandid on õiged.